tere! Mida meie siis seekord maksumaksja raha eest saime? See on emakeelepäeva etteütlus. Toimus sel aastal Riigiraadios pealkirjaga Vikerraadio 19. korda. Ja see on isamaaline rahvuslik toode, mis on otsast otsani sinu raha eest loodud sinu heaks, sinu rahva põlistamiseks, püsimiseks, väärtustamiseks. Ja see on läinud aastast aastasse keerukamaks. Oleme teinud oma kolledži ja keeltekooli õpilastega kaasa igal aastal. Oleme kirjutanud ka ise emakeelepäeva puhul etteütlusi ja tänavust etteütlust kõigepealt me tegime läbi, nii nagu etteütlus tehakse diktaat mitme klassiga. Ja seejärel me avastasime edasi jõudnud õpilastega, et see tekst on next level. See on palju enamat, kui me ette oleme kujutanud, lugedes teksti kui teksti. Selle aasta etteütluse ridade vahele on meeskond, naiskond kirjutanud oi kui palju sõnumit. Ma loen sulle kõigepealt selle aasta etteütluse teksti nagu teksti ette. Ja ma tean, et sa ütled selle kuulamise ajal what the fuck, mis see on. Nii siis isegi minu kui aasta looma jaoks on säherdune maastikuvaade liig modernne. Üürgas stereotüüpne siil, kui oli keskkapitalistlikku masinavärki oma tintmusta nospli leetmulla seest välja torganud. Ahah, tere kevadet, siil. Teine lause. Hei, lageraiujad, kas te Nietzschet olete lugenud? Päris okkaline olevus pretensiyoonikalt. Ent süandamata vasturepliiki ära oodata põgenes ise tahtsi etteütluse apokalüptilisest stseenist, kus kõik haavadki horisontaalselt värisevad. Aha. Ränkraskelt rännuteelt naasnud suitsu ja piirpääsuke kiibitsesid pilvepiiril. Põline rekkajuht kuulas Fred Jüssi linnulaulu plaati, korpas palgega kassi volask, popsutas kännu otsas piipu. Ere kodumaa päike silmi pimestamas. Poststalinistlikust traumast võitu saanud üldinimlik harvester jäi pimedaks nagu Oidipus ja hakkas otsima oma pärimuslikku algupära. Ahah. Nii mõnigi noor ütles selle teksti
peale, et meil on siin tegemist LSD mõjudega, nagu Beatlesite muusikas või midagi. Kas teate, sõbrad, tegelikult on ridade vahel, olles heatahtlik loomulikult, siit ridade vahelt on võimalik välja lugeda terve raamat. Mis selles raamatus siis sisaldub? Kõigepealt sa näed esimeses otsekõnega lauses talveunest ärganud siili, kes vaatab ringi selles kodumetsas, kus ta läks sügisel talveunne ja ümberringi on lageraie. Siilil on vedanud, et ta jäi ellu. Siil ilmub maa alt nagu mutt. Me võime öelda küll, et linna ametnikud ei tee vahet siilil ja mutil, et oma tintmusta nospli sealt leetmulla seest torkab siiski välja kevadel mutt, kusjuures neid on sel aastal kui palju. Mutimulla hunnikutest koosneb sel kevadel kogu Maarjamaa elu. Aga siil härkab keset lageraiet ja ta on oma väljendumises delikaatne, ta nimetab seda liiga modernseks maastikuvaateks. Kust kohast siil tuli sellesse lausesse? Tema tuli rahvuseeposest Kalevipoeg. Kui Kalevipoeg käis laudu toomas, lauad õla peal, tagasi teel üle Peipsi koju, tabas teda tüli. Kalevipoeg oli üldse üks kõva kakleja ja sortsidega kaklemise käigus ta kasutas laudu külmrelvadena. Neid kasutama õpetas teda siil, tänavune aasta loom, serviti Kalevipoeg. Võib küsida, kas serviti, see tähendab sellist hakkimise tehnikat, tšop-tšop, või siis see serviti tähendab, et niimoodi võib niita serviti. See jääb maitse asjaks, mil moel just kasutada saematerjali kui külmrelva. Igatahes toodi siil meile päris kindlasti rahvuseeposest ja siili elamused otsekõnena jätkuvad teises lauses. Ta pöördub lageraiujate poole. Järgmistest lausetest me saame teada, et seal raiesmikul on rekka, veoauto, eks see, kuhu peale tõstetakse palgid, ja seal on harvester. Niisiis siil vaatleb seda apokalüptilist olukorda, mis on kokku kirjutatud etteütluse jaoks, aga mis on ülituttav ja absoluutselt üle-eestiline vaatepilt. Ime, et keegi ellu jäi. See on nagu kirpu otsiv koer, kes selle asemel, et pista röökima rekkamehe ja harvesteri peale, mis te teinud olete, küsib ümber nurga, kas te Nietzschet olete lugenud. Loomulikult soovivad etteütluse korraldajad, kes said 8500 osalenute teksti sel aastal, loomulikult nad soovivad, et sa kirjutaksid selle filosoofi nime õigesti. Aga siit
Siit edasi läheb eluga otseselt seotud inimese mõte sellele, kuidas haavad horisontaalselt värisevad, mitte siis vigastused, vaid puud. Eluga otseselt seotud inimene teab, et kui maha võtta männid kuused, väärispuud ja mitte midagi ise sellele raiesmikule istutada, siis isetekkelisena kasvavad asemele lehtpuud, haavad, lepad, kased, vahtrad. Kui me lageraiutud Eestisse sihilikult ei istuta okaspuu metsa tagasi, siis saab siin olema segalehtpuumets, suvel väga tore, hapnikku kõike oi kui hästi, aga kust kohast sel juhul talvel sinu hapnik tuleb? Ahhaa. Järgmises lauses jutustatakse suitsu- ja piirpääsukesest, meil on kolmas ka, kaldapääsuke. Nad on tulnud mitu tuhat kilomeetrit tagasi Eestisse ja kiibitsevad ehk siis kõlguvad nüüd seal pilvepiiril, vaatlevad tundmatuseni talve jooksul muutunud maastikku. Ja üldse kõigil lindudel on praegu kriisi koosolekud, mis iganes rändlinnud tagasi Eestisse tulevad, nad istuvad terve parvega ühe viimse puu otsas ja peavad seal nokalaata. Mehed, kuhu pesad teeme? Iga aastaga järjest rohkem on meil putukaid, sest lindudel ei ole pesitsuskohti ja keegi ei söö putukaid ära. Miks meile siis nüüd järsku ei meeldi, et on nii palju parmusid, sääski, kärbseid, kihulasi, etc. Ahhaa. Asi läheb kurvaks. Kui sa nüüd vaatad seda olukorda, põline rekkajuht kuulas Fred Jüssi linnulaulu plaati. Ta istub vanas rekkas metsas. Talle laotakse ümarpuitu koormasse. Tal on nii vana rekka, et seal on CD-mängija. Praegustes masinates on teatavasti Bluetoothu ja USB ja nii edasi need raadiod. Aga temal on CD-mängija ka, autoraadio, ja ta kuulab Fred Jüssi salvestatud linnulaulu metsas, mida enam ei ole. Maha võetud metsa minema vedades kuulab mees plaadi pealt linnulaulu. Aitäh, Eesti Keele Instituut, see on elegantne. Väga. Kas järgmise lause puhul võib öelda, et tüüp sai seoses sellega, et kodumaa päike pimestab silmi, kui metsa ei ole? Kas tüüp sai juba varakevadise päikesepiste või mis? Et see korpas palgega kassi volask popsutas kennu otsas piipu. Ei, sõbrad, see on üks päris vana lastele laul. Luuletuse kirjutas Karl Eduard Sööt
lauluks lõi selle värsi Veljo Tormis ja ta on salvestatud lastekoori Ellerhein ettekandes. Luuletus ise, mäletad, meie Kiisul kriimud silmad istus metsas, kännu otsas. Piip oli suus ja kepp oli käes, kutsus lapsi lugema. Kes ei mõistnud lugeda, see sai tukast sugeda. See, kes mõistis, aru sai, sellele ta tegi pai. Mjau. Nii et ei ole laksu all ei rekkajuht, pääsuke ega kass, see on kultuurilugu. Järgmine lause on meie rahvuslik karm ajalugu. Poststalinistlikust traumast võitu saanud üldinimlik harvester. Sellega on nüüd lugu. Korraks tuletage meelde, et see aeg oli Eestis 1945. kuni 1953. aastani, mil Stalini soovil käis meist üle 2 küüditamist, poliitvangide isoleerimise laine, iga pisiasja pärast KGB-sse kohvile kutsumine, keeld käia kirikus, nimetada Jeesuse nime, posttraumaatiline olukord Eesti metsas, vaadates harvesteri pilgu läbi, on võib-olla linlasele uudis. Uudis ei ole see, et harvesterist tehakse üldinimlik elusolend. See on Hollywoodi täispikkade animafilmide tüüpika. Multifilm, autod, mis iganes. Animafilm teeb missugusest iganes helikopterist, autost, tolmuimejast elusolendi ja näitab tema kaudu inimolemuse pisiasju ja ilusaid inetusi, ilma et keegi ennast isiklikult solvatuna tunneks. Harvester kui inimolend sellest traumast ülesaamise käigus võtab maha need puud, mille tüved on täis metalli. Elades Kumma külas, täiesti küla lõpus, siis oli seal veel mets, mida loomulikult enam ei ole. Nii nagu paljud Eesti kultuuritegelased kirjeldasid sajandi sündmuses, kus olid sina, Unibet Arenal seda, kuidas metsa ostetud majakese ümber enam metsa ei ole. Me kõik oleme siilid, kes ärkavad talveunest. Oi hups. Ma tahtsin teha tookord Soone talu taga hooldusraie, aga välja tuli sedasi, et kui metsaspetsialistid vaatasid selle kuusiku üle, siis see tuli paraku ikkagi maha võtta, kuna ta oli haige. Pisut põdrakahjustust, mõnevõrra pässi ehk siis mädanikku, aga seda materjali maha võttes see ei sobinud ei palgiks ega millekski. Me avastasime, et eranditult igas tüves olid püssikuulid, pommikillud, granaadikillud, mürsujäänused. Me nokkisime seda materjali puude seest välja. Eerik Niiles Kross ja Mauri Kiutsoo käisid pärast selle
meie heinamaa ja siis metsa läbi ka metalliotsijaga. Selline mägi. Sõja ajalugu tuli siis puutüvedest maa seest. Selles talus varjati metsavendi. Nad lasti maha maja taga. Rinne käis edasi-tagasi mööda neid metsi. Selle talu õuele paigutati haubits, kahur, mis sihiti Rapla 2-tornilise kiriku peale. Issand abiga ei jõutud kiriku hävitamiseni, sest Jumal on alati kodus. Kuidas siis inimesena tunnetav harvester jäi pimedaks nagu Oidipus? See on Kreeka tragöödia. Antiikaegne õnnetus, perekondlik, kus poeg oli liiga armunud oma emasse ja erinevalt loomulikust väikese poisi arvamisest, et kui ma saan suureks, siis ma abiellun oma emaga. Tema ei kasvanud sellest välja. See emasse armumine ja isa peale armukade olemine ületas normaalsuse piiri nii kõrgelt, et Oidipus lasi oma isa pimedaks torgata ja üle 7 maa ja mere saata jalust ära, et elada oma emaga. Meie oleme oma ajastusse saanud sellest tragöödiast väljendi Oidipuse kompleks, mis ongi siis lapse armukadedus oma isa vastu. Eks ka tüdrukud on samal põhjusel ema peale armukadedad. On vaimsete häirete ajajärk. Päris hea mäng. Mida siis otsib harvester, kui ta pimedaks jääb ja oma pärimuslikku algupära otsib? Üks variant on see, et harvester, kui tund aega ja Hektor amsti, auf Wiedersehen, et ta siis jõuab oma juuri tuvastades tagasi kivikirveni, mis tal seal enne oli. Kivikirves, tavaline kirves, 1 mehe saag, 2 mehe saag soo poole, moo poole, siis erinevad mootorsaed ja ennäe 21. sajandi üliefektiivne harvester, mis võtab kogu Maarjamaa lagedaks sinu soovil, havikäsul, nipsti. Ja siis püüdkem kuldkalake, kes selle metsa tagasi paneks. Nii või. Me võime tõlgendada seda üldinimlikku harvesteri ka eestlase sümbolina. Eestlane otsib oma algupära, juuri kaasaegsest kirikuraamatust My Heritage, Geni, LinkedIn. Ja mis ta leiab? Ta leiab tõsiasja, et ta on kokku õmmeldud kõigist naaberrahvastest. Ta leiab, et kes iganes siia maale tuleb, varem või hiljem õpetame eestlasteks. Ta leiab äkki ehk loodetavasti inspiratsiooni jääda Eestisse, istutada uus mets, armastada ja und näha eesti keeles. Aitäh!